Lähme edasi. Tänane 9. ja viimane küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Jah, aitäh. No, Saatse saabas on seal olnud algusest peale. Ja teed ei ole sinna ehitatud ühel lihtsal põhjusel. Et meil on ripub õhus piirileping Venemaaga ja see saabas on nii-öelda vahetatav territoorium. Ma ise pidasin Venemaaga läbirääkimisi omal ajal ja meil olid põhiliselt läbirääkimised keskendusid maade vahetamise küsimustele. Et kuidas need boniteedid ja metsasused ja muud kõik, et need oleksid enam-vähem tasakaalus need vahetused. Ja sellepärast ei ole sinna ehitatud ka teed. Ja praegu siin rääkida umbes niimoodi, et on tegemata jäänud ja nii edasi. Ei ole tegemata jäänud. Ei ole tahetud ehitada, sest et tõenäoliselt mingil hetkel tuleb ikkagi see piirileping sellisel teisel kolmandal kujul ja siis tuleb need maad ära vahetada. Nii et see on nagu üks selgitus. Teine asi on muidugi see, et ma olen ise käinud seal Saatse saapal korduvalt. Käisin Setomaal omal ajal, kui ma turismiga tegelesin turismigruppidega. Ületasime korduvalt Vene piiri, kohtusime Vene piirivalvuritega. Vene piirivalvurid ütlesid lahkelt, minge tagasi, muidu me peame teid kinni võtma. Et see hüsteeria, mille te olete praegu üles puhunud, on ju jälle poliittehnoloogiline. Vene piirivalvurid relvadega on seal liikunud kogu taasiseseisvunud aja jooksul. Ei ole seal mitte midagi erilist ega eriskummalist, et nad olid seal ka praegu. Lihtsalt nüüd võeti see üles ja keerati see asi vint peale. Aga mu küsimus on üldiselt muidugi muu. Te siin olete ilukõneliselt rääkinud, kuidas me hakkame seal tohutuid piirirajatisi tegema, kuidas me kaitseme oma piiri ära, paneme seal draakoni hambad püsti ja kaevame suure sügava augu kraavi. Kraav on pikk auk maa sees, nagu me kõik teame. Ja siis Vene tankid enam ei saa tulla. Aga mu küsimus puudutab hoopis sisejulgeolekut sellest aspektist, et me võime ju ehitada kindlust, aga kui barbarid on kindluse müüride vahel, siis need kindluse müürid ei kaitse meid. Ja meil on praegu 5. kolonn siin ja äsja paljastati just üks kaitseliitlane, kes oli näide sellest 5. kolonnist. Ja et missugused on siis nüüd ikkagi valitsuse sammud, et meil selle 5. kolonniga õnnestuks toime tulla, kui Venemaa otsustab teravdada meil olukorda siseriiklikult nii, et see 5. kolonn tuleb tänavatele. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh. Siin oli päris mitu erinevat mõtet, et need, kes Setomaal tihemini käivad, teavad seda teevajadust ja seda lõiku hästi, et nagu Priit Sibul siin mainis, meiegi kohtusime seal alles sellel suvel. Nii et üldiselt on see, ma arvan, kõigile tuttav see pilt. Nüüd, mis puudutab vasturuulist tegevust, selleks on Eesti riigis meil organid olemas, Kaitsepolitseiamet vastutab vastuluure eest ja sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamise eest ja minu hinnangul saab sellega väga hästi hakkama. Iga selline avastatud juhtum näitab, et me kuidagi ei häbene seda, vaid vastupidi, kui keegi läheb libedale teele ja otsustab Venemaa huvides Venemaaga kaastööd teha, siis olenemata sellest staatusest, milles ta viibib, tuleb tal selle eest vastutust anda. Ja ma arvan, et see on ainuõige ja ma arvan, et Kaitsepolitseiameti aastaraamatud ja sõnumid selle kohta, et kuidas käituda ja kuidas mitte käituda, on minu meelest igati kohas. Ja ma ütleks nii, et erinevad juhtumid on ikkagi igal juhtumil on tegemist isikliku inimese enda motivatsiooni ja põhjusega, miks ta seda teinud on. Mina hindan Eestit turvaliseks, ma hindan Eesti vastuluuret väga hästi toimivaks, eeskujulikuks toimivaks ja 5. kolonni sellist nii-öelda organiseeritud tegevust sisejulgeoleku ohustamisel või destabiliseerimisel ma kindlasti ei arva olevat. Aitäh. Suur tänu. Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh. No ega mul ei ole mingeid kahtlusi selles, et ka 1939. aastal meie Jupo ehk julgeolekupolitsei teadis väga hästi, mida venelased teevad ja kes on nende agendid siin ja olid üsna veendunud, et tulevad sellega toime, aga
siis selgus, et ei tule toime. Ja küsimus ei ole ju selles, et me nopime välja siin mõne üksiku Venemaa huvides tegutseva inimese. Küsimus on selles, et meil on juba enne täiemahulise sõja algamist Ukrainas hinnanguliselt kuni 5000 inimest, kes on saanud väljaõppe, kellel on olemas relvad, kes võivad Eesti Vabariigi vastu välja astuda. 5000 inimest, see on väga suur number. Eesti väikese riigi kohta see on väga suur number. Nüüd istub meil siin Eestis vähemalt 10 000, kui mitte rohkem, Ukrainast tulnud niinimetatud sõjapõgenikku, kelledest paljud on tulnud läbi Venemaa ja kes peaksid võitlema oma riigi eest Ukrainas, aga ei võitle. Ja nad on põhimõtteliselt kutsealused, aga ega meie ei tea, kelle kutset nad ootavad. Aga võib-olla ootavad Putini kutset, kes ütleb neile, et nii, nüüd sõbrad, nüüd teete seal Eestis ühe korraliku märuli, võtate üle Stenbocki maja, mille peale läheb umbes 15 minutit. 15 minutit, et Stenbocki maja ära võtta. Ja kaamerate ees kuulutate välja Tallinna vaba linna ja Venemaa loomulikult tunnustab seda kohe. Ja siis me teeme samal ajal või paar tundi hiljem teeme sama asja Ida-Virumaal, kuulutame ka välja autonoomse Ida-Viru, ma ei tea, mis asja. Ja ka Venemaa tunnustab seda. See on sisekonflikt. NATO ei sekku. Missugune valmisolek meil on? Kui meie valitsus oli, siis me kavatsesime selliste asjade neutraliseerimiseks luua kriisireservi. 3000 meest oli see number, mida me tahtsime kindlasti püssi alla võtta, ette valmistada, varustada. Minu teada praegu seesugust kriisireservi meil ei ole. Mingeid samme on astutud, aga reservi kui niisugust ei ole. Missugune on siis ikkagi praegune valitsuse poliitika, et ka barbarid müüride vahel ei saaks riiki üle võtta? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ma arvan, et need näited on pigem sellised, saan aru, et pigem eeskätt ilukirjanduslikud, et Eestis on väga hästi toimiv sisejulgeolek. Eesti on üks turvalisemaid riike maailmas. Et võrrelda meid isegi meie kõrval asetsevate jõukate regioonidega, et me oleme riik, kus inimesed saavad rahulikult ja julgelt käia tänaval, kus inimesed saavad planeerida oma tulevikku ja siin on rahulik ja julge olla. Seda esiteks. Teiseks, meil on olemas ka erinevad organisatsioonid, nagu öeldud, õiguskaitseorganid, mis jälgivad põhiseaduslikku korrakaitset, Kaitsepolitseiamet eeskätt, kindlasti teatud ülesannete pädevuses, väljapoole on Välisluureamet, sissepoole on veel Politsei- ja Piirivalveamet, kes tegeleb erinevate nii-öelda vaenu õhutavate ja ütleme, et Eesti riiklust ohustavate elementidega. Ja lisaks on Kaitseliit, Kaitsevägi, nii et ma hindaks Eesti ühiskonna sellist valmisolekut mis tahes kõigutamistele ja katsetele väga heaks. Mis ei tähenda seda, et need ei oleks, sest ma näen ka, et viimasel ajal ka poliitilisele areenile on tulemas üha enam neid sõnumeid, mis õhutavad eeskätt allaandlikkust Venemaa suunal, käega löömist Ukraina suunal, ütleme sellist, kuidas ma ütleks, võltsneutraalsust Venemaa suunal just eeskätt koos, plaan B. Sellised seltskonnad on meil ju, kui ma ei eksi, sellel nädala lõpul kohalikel valimistel lausa kandideerimas. Nii et küllap neid on, kes üritavad oma platvormile kandepinda saada, aga ma võin küll kinnitada, jah, et mina teen kindlasti kõik, et Eesti riigis sellised jõud kunagi ei pääseks sellisele positsioonile, et Eesti põhiseaduslikku korda ohustada. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. Aitäh! No vaata, sellepärast me jauramegi immigratsiooni teemal. Et sa siin ütlesid, et meil on parem julgeoleku olukord kui isegi rikastel Põhjamaadel. Jah, sellepärast, et meil ei ole moslemeid nii palju. Immigratsiooni Süüriast, Afganistanist, teistest nendest riikidest, sealt kandist. Ja sellepärast me jaurame ka selle immigratsiooni teemal, mis on tulnud idaslaavi riikidest viimase 3,5 aasta jooksul. Suur hulk nendest inimestest, keda meil siin nii-öelda ilusasti nimetatakse Ukraina pagulasteks, on tulnud läbi Venemaa ehk üle idapiiri.
Kapo tunnistab avalikult, et ta ei suuda nende tausta kontrollida kõigil sugugi mitte. Õigemini nad ütlevad otse välja, et nad ei suuda neid kogumina kontrollida. Et üksikuid noppeid võtavad välja, aga põhimõtteliselt suur mass liigub niimoodi, et nemad ei suuda seda kontrollida, kes on, kes ei ole julgeolekuoht. Eestist on viimase 3 aasta jooksul vähemalt 150 000 inimest läbi liikunud, kes on siis idaslaavi riikidest pärit. Ja neid ei ole kõik siia jäänud, aga me hinnanguliselt võime öelda, et neid on siin suurusjärgus umbes 100 000, kas alaliselt või mingil moel liiguvad edasi-tagasi Eesti vahet. Ja me ei tea nende tausta, tegelikult ei tea, seda ütlevad meie julgeolekuasutused, et ei ole võimelised hindama. Eestis on moslemi kogukond kasvanud viimase 3 aasta jooksul umbes 3 korda. Kui sama kasv jätkub, siis meil on varsti sama seis, nagu me on nii-öelda põhjamaises ja läänelikus Stockholmis või ma ei tea, Berliinis või Brüsselis kuskil. Et see sisejulgeoleku probleem ei ole kirjanduslik mure. See on päris mure. Ja me võime ju siin mingeid teisi poliitilisi jõudusid süüdistada, et nad ajavad ühte või teistsugust juttu, aga riigi julgeoleku eest vastutab valitsus ja valitsusele alluvad julgeolekuasutused. Meie ei küsi plaan B või Koosi käest. Me küsime peaminister Kristen Michali käest. Ma ausalt olen väga murelik, kui ma nagu vaatan seda sellist hoiakut, et kõik on hästi. Ma ei saa jagada seda hoiakut, et meil on nagu ei peaks muretsema. Minu meelest politsei koosseisu on meil viimastel aastatel oluliselt vähendatud. Martin Helme, teie aeg. Tõuse, rahulolematus on suur nendes julgeolekuasutustes, et ei ole hästi. Aitäh, härra peaminister, palun. Jah, aitäh, hea küsija. Ma ei ütle, et muretseda ei tohi, et ega muretseda ikka tuleb, et ütleme, erinevate maailmatrendide üle mõtlemine ei ole kuidagi ju vale, et maailmavaated on ka erinevad ja teie näete seda maailma teistmoodi kui mina. Aga Eesti siiski numbrites ja faktides on üks kõige turvalisemaid riike ja ränne siia on see nii väga kenasti kontrollitud, hoolimata sellest kõigest, mida te kirjeldate, väga pika ja halva Reformierakonna valitsemisajana. Et kõigest sellest hoolimata on ränne väga hästi kontrollitud, Eesti riik on turvaline. Nii see ka jääb. Ja politseil palgatõusu mainisite, palgatõus siiski tuleb, päästjatel tuleb, kultuuritöötajatel, haridustöötajatel, erihooldusel tuleb. Rohkem valdkondades me üle valdkonna seda lubada ei saa. Vastuluureks Kaitsepolitseiametile ka muudes valdkondades alles hiljuti ju menetlesite siin ära ühe lisaeelarve, mis selliseid võimeid jälle tõstab ja kui vaja, tõstame neid võimeid veel. Nii et ma küll hindaks jah, et Eesti on hästi kaitstud, hästi hoitud, me oleme Euroopa Liidu ja NATO liige. See ei ole päris selline ettekujutus, et tegemist on riigiga, kust keegi jalutab lihtsalt läbi. Aga mööname, ega vastane on tugev. Venemaa on kindlasti väga tugev vastane, väga agressiivne vastane. Kindlasti otsib kõiki võimalusi nõrki kohti, et astuda samme, ohustada meie julgeolekut, meie andmete puutumatust, terviklikku territoriaalset iseseisvust, põhiseaduslikku korda. Nii et see tähendab seda, et meil tuleb ka tulevikus nii kaitsesse kui ka erinevatesse sammudesse siseturvalisuse tagamisel panustada. Seda me kindlasti teeme. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on meie tänased registreeritud küsimused käsitletud.